Tänases Makita tööriistakoolis räägime lihvmasinatest. No lihvmasin on tänapäeva puutöös hädavajalik, see on praktiliselt iga projekti nii-öelda viimane etapp ennem seda, kui see läheb siis värvimisse, peitsimisse, lakkimisse. Vanasti see päris nii ei olnud, vanasti oli selleks käsiöövel, millega saadi ülisile pind. Täna enam neid ei kasutata, seega lihvmasin on asi, millest ei saa me üle ega ümber. No Makital on tegelikult akupõhised lihvmasinad olnud tootevalikus juba ammu. Vanemad versioonid olid siis sellise natukene suurema, võib-olla kõrgema ja kobakama kujuga, 18-voldiste akudega. Tegid oma tööd suurepäraselt, meil Messi nurgaski on üks selline kasutuses ja teenib meid juba aastaid suurepäraselt. Oli variant ümmargune ja kandiline tald, kandilisel tallal sai siis veel ka erineva kujuga taldasi panna, et võib-olla kuskile nurkadesse sisse pääseda. Nüüd on Makital eelmise aasta lõpus välja tulnud täiesti uus lihvmasinate generatsioon ja tegelikult võiks öelda, et see on turul selline uus trend, et lihvmasinad lähevad madalamaks, õhemaks, kergemaks ja kes vähegi on lihvmasinatega kokku puutunud, siis need teavad, et nad imiteerivad tegelikult suruõhul töötavaid lihvmasinaid, sest nende kasutusmugavus on oluliselt suurem ja parem. See kinnihoidmise asend, töö tegemise ergonoomika, see on täiesti teisel tasemel. Loomulikult, kui me nüüd räägime akutööriistadest, siis siin tekib väljakutse. Sellise kujuga lihvmasina sisse ei ole kuidagi võimalik panna akut. Makita on lahendanud selle selliselt, et akutööriistal on siiski taga juhe. Aga selle erinevusega, et see juhe ei pea minema kuskile vooluvõrku, ei pea vedama pikendusjuhtmeid, ei pea nii-öelda muretsema selle pärast, kas tööplatsil on vool või voolu ei ole, vaid lühikese juhtme teises otsas on aku. Uued lihvmasinad on kõik X-kete ja akuseeria põhiselt ja töö käib siis selliselt, et see aku käib kuskile vöö peale või sobiliku kohta ja sellest akust liigub juhe siis lihvmasinasse. On väga mugav tööd teha. Ehk et siis selle masina mugavus säilib, olemuselt akutöö mugavus säilib. Üks mure on nüüd see kaabel, ka selle mure peale on mõeldud nimelt üks niisugune väike lisatarvik, mille saab siis panna käe ümber ja saab endale selle kaabli nii-öelda jalust ära võtta. Lisaks sellele on siin veel paar lahendust, kuidas see kaabel enda jaoks teha natuke lühemaks, sõltuvalt sellest, et kui pikad käed siis on või millises asendis seda tööd vaja teha on. Nüüd, kui me räägime sellest tootevalikus on erinevad mudelid. Esimene asi, mis silma hakkab, on see, et tööriistadel on peal kaks erinevat numbrit, 5 ja 3. 5 ja 3 näitavad siis seda, et mis on selle konkreetse mudeli eksentriku amplituud. Kuna tegu on eksentrik lihvijatega, mis tähendab seda, et see liivapaber seal all teeb selliseid väikseid jõnksusi, siis tema efektiivsuse määrab ära see, kui suured need jõnksud on. Kuigi pealt näha ümmarguse tallaga lihvmasin võiks võib-olla esmapilgul asjatundmatul inimesele tunduda, et ta käib siin all ringi ja selliselt toimub lihvimine siis ringi siin all, see ei käi. Ta tõesti liigub niimoodi ekstsentriliste väikeste liigutustega. Tõsi küll, kui töödetaili pealt see üles tõsta, siis see eksentric mingil hetkel ajab selle ketta siin ka all ringi käima ja võibki jääda mulje, et see pöörleb, aga tegelikult ei ole ta nii-öelda roteeriv lihvimismehhanism, vaid on ekstsentriline lihvimismehhanism. Teine erinevus mudelivalikus on see, et kui meil on nüüd ümmarguse tallaga lihvmasinad, siis lisaks on ka nii-öelda sellise kandilise ja kolmnurkse tallaga. Need on siis masinad, millega saab teha natuke sellist täpsemat tööd, ehk et kui on vaja minna kuskile nurkadesse ja peenematesse kohtadesse, siis selle talla kuju teeb selle võimalikuks, kus juures, kui te ühe tallaga masina endale ostate, siis lisavarustusena saate te selle teise talla juurde osta, et kandilise ostate, saate kolmnurkse talla endale sinna hiljem vajadusel juurde osta. Samamoodi, kui me räägime ümmarguse tallaga masinatest, siis siin on olemas lisavarustusena väiksem tald. Kui see on nüüd 150 mm tald, millega on väga mugav sellist suurt pinda lasta, ta on hea, võimas, jõudlus on suur, siis teatud tööde puhul võib-olla on vaja, et sul see lihvmasin oleks natukene väiksem, läheb vaja 125 mm talda. Nii et mõlemad võimalused on olemas ja lisavarustusena seda osta saab. No Makitale omaselt teevad nad alati kõikidele tööriistadele ka oma nii-öelda tarvikute seeria, et nende käe järgi valitud efektiivsed tarvikud tööriistadele saada oleks. Samamoodi on lihvmasinate puhul ja Makital on nüüd olemas ka võrkliivapaberid,
Mina ütleksin, et kui me räägime lihvmasinatest, siis hea meelega ma kasutaks ainult võrku ja mitte midagi muud. Siin on mitu eelist. Esiteks, võrk tundub olevat oma lihvimisomadustelt natuke efektiivsem. Teiseks, võrk ei lähe nii kergelt umbe ja kui ka läheb, siis selle puhastamine on lihtsam kui tavalise liivapaberi puhastamine. Ja kolmandaks, võrguga on tolmu äratõmme oluliselt efektiivsem. Ja tolmu äratõmbeks on mõeldud nendel masinatel taga siis sellised tolmukotid standardina, kuhu siis sees olev ventilaator väga efektiivselt selle tolmu suunab, nii et sul õhus liiga palju tolmu pole, aga kõikidel masinatel on siis ka peal nii-öelda see juhtmeta kiibi lahendus, mis tähendab seda, et saab kasutada Makita kokku sobivat tolmuimejat ja loomulikult on siin lisatarvikud, millega saab siis selle väikse kotikese asendada tolmuimeja toruga, nii et see oleks siis suunatud Makita akuga tolmuimejasse, mis automaatselt tööle hakkab. Nii et uus lihvmasinate valik, mina ei jõua ära oodata, kus ma saan juba natukene pikemalt ja rohkem neid masinaid testima hakata, sest et ma olen teiste tootjate sarnaste masinatega tööd teinud ja ma ütlen tõesti, see on suur edasiminek lihvmasinate maailmas.